Kevad on kõige kiirem aeg. Metsa istutamine on selline lühikene aeg, millal seda üldse teha saab, et sellepärast ongi hästi kiire, siis meil on vaja palju inimesi abiks, sest et me jõuaksime kõik need taimed üles võtta, metsa istutada. Nii et kevadel siis võtame palju abijõude abiks omale ja hakkab siis taimede väljavõtmine, sorteerimine, lugemine, pakendamine, metsa saatmine, et kogu selliselt jäävad need numbrid ikka miljonite juurde, mis lähevad taimletest välja, männid ja kuused. Ma siia taimlasse sattusin natukene vähem kui 10 aastat tagasi, et kõigepealt alustasin siis RMK-s ja hoopis Tartus, siis elu tegi pöörde, kolisin siia kanti ja läks nii, et tulin siia taimlasse tööle läbi suurte läbimõtlemiste, ei teadnud, ei olnud endas kindel ja nüüd tunnen, et ma olen ühe väga õige otsuse teinud, et see on väga hea otsus minu elus ja väga tore töö ja kõik on minu jaoks hästi. See elu ongi sellepärast, et see taim küll ei ole inimene, aga tegelikult on ta ju elu, sellepärast, et minu silma all ta tuleb välja mullast, minu silma all ta kasvab. Ma lähen, sõidan koju, ma sõidan nendest lankidest mööda, kus ma juba näen enda pikkuseid taimi, mis on minu siit lasteaiast läinud, et see kestev eluring, mis mu ümber on, mida ma kogu aeg näen ja see, kui palju ma tegelikult annan ja kui palju minust sõltub kogu selle looduse heaks, et see tunne siin hommikust õhtuni looduse keskel olla, see on ääretult hea tunne. Lihtsalt, kui ma metsas käin, siis ma olen tänulik selle üle, et meil on, kui ma olen maailmas ringi rännanud ja näinud loodust siinpool ja sealpool, siis ma lihtsalt, kui ma vaatan seda meie metsa ja meie loodust, siis ma lihtsalt olen tänulik, et ma olen sündinud Eestimaal ja et ma olen nii ilusa loodusega kohas, sest et kui palju ju loodus tegelikult annab juurde, elu ju käib. Puutukatel on elu, õhus on elu, inimestele, kõigile on ju, mida rohkem loodus, seda parem meile.